televaatajad, oleme täna tulnud siis siia Peipsiäärde Kolkesse ja näete, meile juba tullakse vastu. Nagu ma näen, et teie töö ei piirne ainult selles, et te teenindate kliente, vaid ka täna on teil sõbrannad tulnud külla, nii et ega olete selline tugev seltskonna inimene külas. Ja, siin on minu see 2 naist, see on minu endised kirjakandjad. Siin ei ole mitte ainult postipakid, vaid ma näen, et siit saab nii pesupulbrit, siit saab... Majastused palju ja õpilased kogu aeg ostavad ja valla töötajad ka kogu aeg käivad ostavad. Postkontor on nagu teine pood siin külas siis? Jaa. Et siin kõrval on... See on teine pood, jah. Mutta esimene on seal, näete kõrval siit, lähemal. Oot halli maja. Ja siis teine pood minu pool. No vaatan, mis siin nagu siis täitsa müüa on, et siin on ju võimalik teed osta, kohvi, maiustused, kommid. Konserv, näed, siit saab isegi täiesti hautatud veiseliha. Aga millest üldse see mõte või miks te seda müüte? Kas see tulu on siis niivõrd suur? Ei tema kogu aeg müün. Ja läheb täitsa hästi? Jaa. Ma iga kuu ma tellin kaupa. 1000 eest. Mis on kõige paremini minev kaup? Neid kartulikripsud lapsed kogu aeg ostavad ja maestused. Aga millega te üldse veel tegelete peale selle, kui te siin teie tööpäev läbi saab, siis mis saab? Alati nii palju tööd ja kasvatan sibulat ka ja käin kogu aeg laadale. Nii et teie üks suur hobi on sibulate kasvatamine? Jah. Kaua te sellega tegelenud olete? Kogu elu. Kogu elu? Jah. Aga sellest jääb väheseks, et peaks natuke ka siin tegema tööd? No muidugi, siin vähe, siis kodus ma lisan juurde, kodus vähe, siis siin natuke juurde. Te olete nüüd siin kokku töötanud 23 aastat, on see tõsi? Jah. Kas ei ole kunagi sellist hetke tekkinud, et enam ei viitsi? Ei, mul meeldib, et mul nii palju tööd. Aga mis selles töös nii võluvat on? Meil on kõik inimesed tuttavad, kui klient tuleb sisse, ma juba tean, mis ta tahab. Kõik nimed on teada? Jah. Okei. Kas on ka juba sellist asja juhtunud, et sellise pika töö peale on täitsa mõnel inimesel tekkinud komme, et tahaks mingi mure ära rääkida ja siis ta tulebki postkontorisse ja siis sealt saab võib-olla abi? Mõnikord jah, aga meil on üldiselt vanad inimesed, siis mina kogu aeg aitan neid. Nad ei oska täita blankeetid, siis ma aitan, ei oska mõne adressi kirjutada, siis jälle paluvad, siis ma aitan muidugi. Ütleme, kui näiteks mina kui võõras inimene tulen siia, mida teie soovitate, kuhu ma võiks minna ja mis siin külas nagu kõige huvitavam näiteks on? No meil väga huvitav vanausuliste muuseum. Kui te tahate siia tulla, siis ette on vaja ka eelistada. No või päeva jooksul see perenaine on seal, aga kui pühapäeval või õhtul, siis on vaja eelistada. See on väga huvitav, see muuseum. Ja siis meil on restoran olemas, siis võite ka tulla. See on väga maitsev. Võite proovida. Suvel meil väga palju käivad turistid välismaalt kogu aeg. Meil on Varanjas ka. See on ajalooline see muuseum. Siin on vanausuliste. Siis neid 2 muuseumi, siis suvel iga päev käivad ekskursioonid. Nii et tegelikult ei ole see nagu elu nii-öelda väga vaikne siin midagi, et tegelikult on inimesi, kes tahavad asju korraldada ja tegelikult üritusi tehakse. Muidugi. Ma mõtlen, et linnas vähem saavad, mul on sugulased elavad Tallinnas või Tartus, siis seal on vähem nad saavad midagi, aga me ikka siin elame.